Tere õhtust! Riigikogu valimisteni on jäänud tänase seisuga täpselt 20 päeva. Seda hetkeni, mil otsustatakse Eesti Vabariigi Riigikogu 13. koosseis. Meil on täna stuudios 4 suurima erakonna peaministrikandidaadid ühe erandiga ning enne veel, kui me liigume stuudio arutelu juurde, saame tuttavaks nende seisukohtadega. Taavi Rõivas Reformierakonnast. Eesti peab liikuma edasi uue ja kiirema majanduskasvu poole, millest saadav kasu peab jõudma iga Eesti inimeseni. Eesti peab olema oma inimestest hooliv ja jõukas riik. Sven Mikser Sotsiaaldemokraatlikust erakonnast. Eesti on valmis sotsiaaldemokraatlikuks valitsuseks ja sotsiaaldemokraadid on valmis valitsuse moodustamiseks. Juhan Parts Isamaa ja Res Publica Liidust. Keegi ei hakka rohkem tulumaksu maksma, sest riigieelarves on selleks raha olemas. Kadri Simson Keskerakonnast. Kõrgem maksuaste tulult 2000 eurot mõjutab küll valitsuse ja Riigikogu liikmete palkasid, aga kindlasti mitte keskmist Eesti palgasaajat, nagu Reformierakond üritab näidata. Hea vaataja, ütlen siinkohal ka, et teil on võimalik meie saates aktiivselt osaleda, seda Twitteris ja Facebookis kasutades teemaviidet Fookus. Tere õhtust! Väga tore, et olete tulnud siia meie saatesse. Ülekande sellest teevad nii Postimees, Delfi kui ka ERR-i portaal ning me liigume kohe teie valimisplatvormide juurde ning ma alustaksin Taavi Rõivasest. Reformierakonna platvorm taotleb ühiskondlikku kokkulepet riigi ettevõtjate ja meedia vahel, julgustamaks inimesi tegelema ettevõtlusega. Et mis kokkuleppest me räägime? No, ettevõtlusega tegelemine on üks asi, mis tegelikult kogu ühiskonda jõukamaks muudab ja see ei ole ainult kokkuleppe küsimus, vaid see on tegelikult ka palju laiem teema, et kuidas koolihariduses kaasa aidata sellele, et juba õpilasena väikest ettevõtte pisikut süstida. Näiteks mina omal ajal õppisin Junior Achievement'i programmis ja kui ma näen täna neid noori, kes seal praegu on õppinud ja kes seal on reaalselt ettevõtteid teinud, siis ma pean ütlema uhkusega, et nemad on täna palju tublimad, kui meie omal ajal olime ja see on kindlasti rõõmustav. Nii et ettevõtlikkuse suurendamine ühiskonnas on üks üldine trend läbivalt meie programmis. Milles see konkreetne kokkulepe seisneb? No kokkulepe... Ja mis on meedia roll selles just? No, ma arvan, et ka meedial on põhjust, mitte et ma tahaks kuidagi meediale ette kirjutada jumala pärast, selles suhtes ollakse mõnikord väga allergilised, et kui annab meediale kas või nõu või isegi kodanikuna midagi arvad. Aga meedia roll kindlasti saab olla ka see, et ettevõtjad pidada au sees, ettevõtjaid leida ka nendes positiivsed eeskätt just edulugusid, et loomulikult ei saa poliitikud ette kirjutada nende lugude sisu, küll aga seda, et taotleda läbi selle kokkuleppe sellist positiivset kajastust ja mitte ainult kirjutada ettevõtjatest siis, kui kellegagi midagi halba juhtub, vaid kirjutada ikkagi ka siis, kui on midagi positiivset öelda ja näidata, et keegi on olnud selles konkreetses kogukonnas näiteks heaks maksumaksjaks. See on Mikser sotsiaaldemokraatide platvorm lubab hästi palju kulukaid asju, hästi palju toetusi, suuremat keskmist palka, hambaravihüvitist ja ka õppetoetuse hüvitamist lapse saamise korral. Et kas astmeline tulumaks korvab selle kõik? Ei, kindlasti mitte kõike sellest. Ma julgen öelda, et sotsiaaldemokraatide valimisprogrammis on kahtlemata päris palju vajalikke meetmeid, mis mõjutavad eelarve kuluridu. Mis need teised katteallikad on? Aga meil on ka, ütleme, erinevalt mõnest konkurendist me ei väida, et eelarves on selleks lihtsalt raha olemas. Et meil on ka maksupakett, mis tegelikult puudutab nii ettevõtte tulu maksustamist, puudutab nii dividendi tulu maksustamist, puudutab ka teatud täiendavaid aktsiise, näiteks energiajookidele, ka siis alkoholi tubaka aktsiisi suurendamist. Loomulikult ka progressiivne tulumaks on meie programmiline seisukoht, aga ma ei usu, et keegi võiks väita, et üks ainus maksumeede suudab pakkuda katteallikaid. Aga olete siiski kokku löönud, et kõik need teie välja pakutud katteallikad annavad selle summa kokku kõikide nende toetuste? Ja, absoluutselt, et eks tegelikult ka kuluread peavad olema suunatud sellele, et teha struktuurseid reforme, mis võimaldavad tegelikult vähendada riigis tulevasi kulusid ja suurendada tulevasi tulusid. Et kahtlemata kõigi erakondade, nii ka sotsiaaldemokraatide programm on suunatud sellele, et inimesed hakkaksid tegema targemat tööd, et ettevõtjad suudaksid sellise töö eest maksta konkurentsivõimelist palka, suudaksid maksta palka, mis tagab inimestele äraelamise, ilma kartmata ka ise pankrotti minna. Nii et tegelikult loomulikult see majanduskasvu eesmärk on meie programmi ka sisse kirjutatud, aga me ei eelda,
et üksnes majanduskasv katab ära kõik vajalikud kulumeetmed. Me loomulikult tegeleme vastutustundlikult ka eelarve tulupoolega. Juhan Parts, IRL-i platvormis on sees igasugused edetabelid väga olulisel kohal, et majandusvabaduse ja äritegemise edetabelitest tõusmine on eraldi välja toodud, et praegu oleme 20 seas, tõuseme 10 sekka ja seda väga paljude eraldi punktide puhul, et kas see on eesmärk omaette, on selline edetabelites selline ronimine? Ei, ta eesmärk omaette ei ole, vaid nende rahvusvaheliste edetabelite puhul on nagu kaks olulist positiivset asja. Esiteks, isegi ja mitmed muide nendest edetabelitest on vägagi subjektiivsed. Ma olen nendega ise varem tegelenud. On nad väga tugevad riigi maine kandjad. Rääkimata konkreetselt, mis puudutab nii majandust, korruptsiooni, inimõiguste seisu. Ja teiseks, kui tegelikult vaadata nüüd nende kõikide edetabelite täpsemaid parameetreid, et mida siis üks või teine see rahvusvaheline organisatsioon jälgib, siis ta tegelikult on päris hea ülesande püstituse viis ametnikkonnale ja valitsusele tervikuna. Nii et niipea kui tõuseme ülespoole on juba automaatselt ja ma usun küll, et kui vaadata neid erinevaid indikaatorid ja loomulikult on teatud asju, kus Eestis on üsna objektiivselt lihtsalt seisud, nagu nad on, et meie koduturu suurus on näiteks üsna piiratud, et seda ei ole võimalik valitsusel. Aga ettevõtlusvabadusega kaasneb kohe see, et tulevad välisinvestorid, hakkavad raha välja viima, nii nagu praegu heidetakse ette, et väga palju toimub. No see kindlasti ei vasta tõele, et ega see, ma arvan, et me peame mõtlema nii kodumaiste või rahvuslikule kapitalile kui ka välismaistele investoritele, et see, et ütleme, investeeritakse teatud tsükliga ja osa raha liigub välja, osa sisse, oluline, mis asi on see bilanss. Nii et, aga ma arvan, et see on väga oluline riigi maine küsimus veel kord ja teine tegelikult ta on väga hea ülesande püstitus, et mu eelmine kogemus on seda näidanud ja ma arvan, kui valitsus teeb seda tervikuna meeskonnana, siis tegelikult paneb see väga hästi ka mõtestatud riigiaparaadi tööle, sest seal on väga palju sisulisi asju, mida me saaksime ka parandada. Aitäh. Kadri Simson, Keskerakonna valimisplatvorm lubab luua regionaalseid eripärasid arvestava erineva tulumaksu. Et mis see tähendab, kas Viljandis ja Rakveres hakkab olema ettevõtetel erinev tulumaks? Tõepoolest, et tänane olukord, kus Eesti ainsa Euroopa Liidu riigina ei kehtesta klassikalist ettevõtte tulumaksu, ei anna meile võimalust soodustada neid ettevõtteid, kes loovad töökohti nii-öelda kuldsest ringist kaugemal. Ja meie lähenemine oleks siis selline, et lisaks ettevõtte tulumaksu kehtestamisele üks osa sellest jääks kohalikule omavalitsusele, mis annab siis võimaluse väiksemates valdades teha seda erisust. Aga mille põhjal te otsustate, milline omavalitsus hakkab maksma kõrgemalt ja milline madalamat tulumaks? See on ju täna arusaadav, et omavalitsuste võimet on mõõdetud juba pikalt. Kindlasti ei peaks ettevõtte tulumaks olema see, mis aitab kaugemates piirkondades omavalitsusi. Nende aitamiseks tuleb ära lõpetada 2009. aastal ära kärbitud tulubaas ja anda valdadele tagasi see, mis 5 aastat tagasi neile aitas toetada näiteks noortesporti, lasteaedu või hooldada kohalikke teid. Aga ettevõtte tulumaksu mõte on eelkõige see, et mitte maksudega koormata ainult oma ettevõtjaid, kes täna dividendide väljavõtmisel nagu nii maksud ära maksavad, vaid anda ka seaduslik baas, et välisettevõtted maksaksid siin maksu. Kiire näitena, näiteks aastal 2010–2013 on 2 Eestis suuremat tegutsevat panka teeninud 933 miljonit kasumit ja sellest maksu maksnud vaid 13,7%, mis teeb 1,5%. Aga mis motiveerib nende suuremate omavalitsuse elanikke hääletama sellise lahenduse poolt, mis neile toob suurema maksukoormuse? Neid motiveerib see, et läbi selle maksu ja läbi astmise tulumaksu on võimalik alandada makse tavalistel tööinimestele, on võimalik alandada neid makse, mille kohta täna Praxis tegi just uuringu, et Eesti on saanud väga kalliks riigiks. Toiduainetele, toasoojale, elektrile, ravimitele. Et pole ju saladus, et viimastel aastatel Reformierakonna juhtimisel on 20 korda erinevaid makse tõstetud. See jutt, et me oleme madalate maksude riik, ei päde enam. Ja eelkõige on maksutõusud puudutanud just väiksema sissetulekuga inimesi, sest nemad ei kuluta oma sissetulekuid kuskil teises riigis. Kogu nende sissetulek kulub siin kodukuludele ja toidule. Praxis sai mainitud ning Praxise eksperdi Hille Hinsbergiga käis möödunud nädalal kohtumas ka meie peatoimetaja Riho ning Hille Hinsberg jagas soovitusi, kuidasmoodi valijatel valimisprogrammides orienteeruda.
Ükskõik kui haritud ja tark inimene on, ikka ta räägib praegu, et jälle ei ole just minu ringkonnas mitte kedagi valida ja kuidas ma selle valiku teen ja mismoodi ma otsustan. Et mina arvan, et tark valija suudab eristada kahte asja ja see on sisu ja vorm. Vormi all ma mõtlen poliitilist kultuuri. Kuidas suheldakse ja tegelikult kuidas seda tehakse mitte ainult praegu kampaania alal, vaid kuidas seda on tehtud terve see aeg, kui näiteks ühed inimesed on juba valitud ja nad juba ongi võimul ja valitsevad ja teevad otsuseid. Vaadates skandaale, vaadates riidusid, vaadates solvumisi, vaadates vaidlusi, ma saan teha teadliku valiku, mida sellest ma olen valmis andestama või nii-öelda teadlikult unustama. Ja argipäevaks on soovitus, et praegu vaadata, kui valmis, kui nutikad on erakonnad, et leida omavahelisi koostööpunkte. Sisu mõttes ma ikkagi pean silmas seda valimisprogrammi ja seda, mis sinna sisse on kirja saanud. Kuidas siis nende vahel valikut teha? Absoluutselt kõikides programmides on kirjas nii mõndagi, mis võib-olla mind valijana ei puuduta, ei huvita, ei ole minu jaoks mõeldud. Aga ma saan võtta need programmid või need platvormid ette ja vaadata neid võrdlevalt, kas või ainult seda kohta, mis just mind, minu elu, minu tegevust puudutab. Meie vaatame, kas erakonnad on teinud platvormiga head eeltööd. Kas nad on täpselt tabanud probleemi. Kas nad on välja toonud olulised asjad ja suutnud loobuda sellistest pisikestest, mõnevõrra isegi pentsikuna tunduvatest asjadest. Üks sellisest konkreetsusest on ka see, et kas ma näen, et poliitikud on teinud mingeid arvutusi. Kas need lubadused, kas nad on saanud juurde hinnasildi või vähemalt on näha, et on toimunud mingi mõju kaalumine, on öeldud, kui palju läheb see riigile, see tähendab meile, maksumaksjatele lõppkokkuvõttes maksma ja kust tuleb selle katteks siis tulu. Öeldakse, et valija on alati tark, sellepärast, et see on tema enda hääl, mida ta läheb ja kasutab selleks, et kellelegi teisele anda õigus teha otsuseid. Aga selleks, et praegu teha tarka valikut, on vaja teha natukene kodutööd, vaadata neid programme, kaaluda seda kultuuri ehk käitumist aegade jooksul ja päris hea soovitus on ka mitte jääda oma mõtetega üksi, rääkida tuttavatega, vaadata valija kompasse, vaadata neid debatte, neid väitlusi ja vaidlusi, mis on kõik väga vajalikud selleks, et inimene saaks ise teha lõpuks otsuse, milline positsioon, milline erakond, milline jutt talle kõige rohkem meeldib. Hea vaataja, tuletan meelde, et teil on võimalik osaleda meie saates nii Facebookis kui Twitteris, kasutades teemaviidet Fookus. Kuid me jätkame veel veidi valimisprogrammidega ning liigume siis riigireformi debatti juurde. Reformierakond lubab enda valimisplatvormis seada sisse ettevõtjate päeva tähistamise tava. Väga tore mõte, aga ma küsiksin, kui sisuline on selline punkt valimisprogrammi jaoks? No, see konkreetne punkt selles umbes 100-lehelises programmis on tõesti pigem märgiline, sellepärast et soovime, et ka ettevõtja amet oleks ühiskonnas au sees ja et sellel punktil tõesti ei ole mõtet oodata, et ta nüüd automaatselt SKP-d tõstab või ettevõtja eest seisvad probleeme lahendaks. Küll aga ka ettevõtja eest seisvate probleemide lahendamine on pidev väljakutse ja selles mõttes ma aitan ka Juhanit hädast välja, et ta enne hakkas rääkima nendest edetabelitest, et nende edetabelite puhul sel aastal, mis oli nüüd eelmine, ehk siis meie valitsuse esimene tööaasta ja selle valitsuse esimese tööaasta jooksul me saavutasime mitte ainult valitsuse töö tõttu loomulikult, aga selle, et Eesti tõusis Heritage Foundationi välja antud majandusvabaduse indeksis kogu Euroopa Liidus kõige esimeseks ja kogu maailmas 8. kohale. Nii et selles punktis on IRL-i seatud eesmärgid juba ületatud, mis ei tähenda, et me ei võiks rohkem pingutada. Nii et, aga selle konkreetse küsimuse otsene vastus, ettevõtjate ameti au sees hoidmine, see muuseas puudutab ka suhtumist, et iga riigi ametnik, kellega ettevõtja peab
oma elus kokku puutuma, olgu selleks kas või maksuametnik, meil kõigil, olgu selleks peaminister, meil kõigil on põhjust suhtuda ettevõtjatesse lugupidamisega, sellepärast et nende tööst ja edust sõltub see, kui hästi meil läheb. Sotsiaaldemokraadid soovivad luua venekeelse tele-multimeediakanali, mille keskus oleks Ida-Virumaal ja kusjuures siinkohal ei käi jutt ETV3-st, mida te oma programmis mainite juba eelpool, et selle loomist toetate nagunii. Et mis see siis on, kas see on ETV4? Ei, see on ikka seesama asi, et loomulikult on oluline, et ka vene emakeelega inimesed saaksid omas emakeeles adekvaatset infot selle kohta, mis Eesti riigis toimub ja vastupidi, et nad tegelikult ka leiaksid ise ennast sellest meediavoost üles. Multimeediaplatvorm tähendab siis seda, et mitte üksnes telekanal, vaid tegelikult ka portaal, ka tegelikult internetipõhine platvorm. Aga ma usun, et selles osas, et sellist kanalit, sellist infokanalit on vaja, valitseb suhteliselt suur üksmeel. No see on juba otsustatud. Aga ma tahaks öelda tegelikult, et Heritage Foundation on kindlasti väga lugupeetud selline think tank, olengi ise käinud nende konverentsidel korduvalt esinemas küll julgeoleku teemal, aga tegemist on majandusmõttes kindlasti väga, ütleme väga tuntavalt parempoolse sellise mõttekojaga. Et küll ma tahaks öelda, et ega riik ei ole selles mõttes nagu nullsumma, et tulude-kulude mõttes ja ega ei saa ka ühte sellist indikaatorit üksikuna välja tuua. Ja kindlasti ei ole mõistlik ka seada eesmärgiks ühe ropsuga edenemist kõigis edetabelites. Et sotsiaaldemokraadid on tegelikult seadnud eesmärgiks edenemise ÜRO siis inimarengu edetabelis, mis on selline kompleksne mõõdik, kus on päris palju selliseid parameetreid, kus Eesti juba seisab päris hästi. Ja majandusvabadus kindlasti on üks nendest, meediavabadus on üks nendest. Samas seal on ka mitmeid selliseid indikaatorid, kus Eesti tegelikult ei ole nii hea, kui me tahaksime. Näiteks, ütleme, tervis, eriti meeste tervis, tervena elatud aastad. Jõuame kohe ka tervise. Mitmed erinevad sellised kohad, et see on nagu mitme võistlus. Sellele me saime vastuse. Jutt käib ikkagi sellest samast ETV3-st, mille loomine on juba vastu võetud. Juhan Parts, ma küsin teie käest, miks IRL ei keelusta alkoholireklaami täielikult? Miks te lubate ainult neutraalset teavet? Huvitav, me oleme väga ranged olnud alkoholipoliitikas. Sotsid ja Keskerakond lubavad selle täielikult keelata. Et teie keelustate välireklaami. Pigem on probleem selles, et muide, kui te panete tähele, täna või sellel nädalal on Riigikogus hasartmängu reklaami vohamise lubamine internetis. Aga ma võrdlen kõiki need pahesid. Ma arvan, et ma isiklikult olen väga selles küsimuses pigem nagu karmimate sammude poolt on ju. Ju see on meie erakonna kompromiss, kui see programmis on teatud leebusega, et on ka erinevaid vaateid, et peab olema ju teatud hulgal informatsiooni ja reklaami mõiste läheb väga pikaks. Aga telekas võib ikkagi alkoholireklaam õhtuste multikate ma arvan, et mitte. Minu seisukohalt on pigem mitte. Aga ma juhin tähelepanu muide, et reklaami puhul on see, et kui me vaatame alkoholi vahendajate ja tootjate reklaami käitumist, siis tegelikult suur osa on läinud internetti, mis muide ei allu ka suures osas Eesti jurisprudentsile. Tarbijakaitseamet tegi selle kohta kunagi uuringu paar aastat tagasi. Nii et siin on hoopis keerulisemad küsimused, et me võime deklareerida populistlikult, et reklaami keelame, aga tegelikult see sihtgrupp, kus reklaam töötab, eriti noored, eriti need noored, kes asuvad tarbima neid alkopoppe, ja saavad sealt teatud sõltuvuse, et seal üldse ei tööta. Aga valides IRL-i, hääletades IRL-i poolt, saame me ikkagi õhtuste multikate vahel alkoholi. Ma arvan, see on täiesti vale seisukoht. Me oleme kogu aeg ainult, ma ei saa praegu seda programmist teksti üles otsida. Programmis on kirjas, et lubame neutraalset teavet ja keelustame välireklaami. No ma peame teksti vaatama, et ju see on meie alkoholipoliitika spetsialistide soovitus on ju või realistlik soovitus, aga ma ütlen oma isikliku seisukoha, selles osas ma olen pigem nagu karmimate sammude poolde. Samamoodi nagu ka näiteks, millega praegu siin käib mingi jagelemine järjekordselt Riigikogus, mis puudutavad neid kiirlaenud reklaamed. Kus ei olnud üleüldsegi rahvast kohal, kui hääletada? Kiirlaenud, see on reklaam. See, kus see juhtus, see tööõnnetus oli teine teema. Aga ma küsiksin just Keskerakonna ja sotside käest, et kuidas te kavatsete põhjendada siis alkoholitootjatele seda, et te nüüd nende nii-öelda konkurentsivõimetust kui piirata, sest see on ju nende repliik, millega nad välja tulevad. Teadupärast Keskerakond on juba 3 aastat tagasi Riigikogule üle andnud alkoholireklaami täieliku keelamise. Ja see, mis Riigikogus siis toimus, on see, et ükski erakond ei julge
vastu hääletada, aga see eelnõu lihtsalt ununeb sahtlisse ja jääb sinna kuni koosseisu lõpuni. Ja et meie oleme kogu aeg olnud seda meelt, et reklaam keelata, samamoodi põhjendada, nagu näiteks on keelatud advokaatidel ennast reklaamida. Et mingites küsimustes, näiteks alkoholi tarbimises, on rahva tervis olulisem kui ettevõtja tulu. Ja loomulikult on näiteks tasunud ka see, mis Keskerakonna initsiatiivil alguse sai, et alkoholi müügil on seatud ajapiirangud. Muide, lihtsalt täpsustuseks, ega praegu ei reklaamita multifilmide vahele alkoholi, et tegelikult kuid lihtsalt õhtusel ajal, kui lapsed kellaajalised piirangud on olemas ja need on igati põhjendatud ja kindlasti peavadki olema. Mis puudutab nüüd konkurentsi situatsiooni, siis ega alkoholitootjad tegelikult konkureerivad omavahel. Et ega alkoholitootjad ei konkureeri mingite muude toodete tootjatega. Et selles mõttes ei halvenda see kindlasti konkurentsi situatsiooni, nii nagu ka näiteks kiirlaenu reklaamide osas, et ma olen kindlasti päri sellega, et kiirlaenu reklaamimine kujul, mis praegu vohab näiteks erinevates raadiokanalites, ei ole kindlasti mõistlik ega põhjendatud. Et kindlasti krediidiasutustel oma teenustest teavitamine on omal kohal, aga seda tuleb teha viisil, mis ei muuda seda teenust atraktiivseks inimestele, kes võib-olla ise ei oska oma laenuvõimet hinnata ja kindlasti ei tohi tekitada muljet, et tegemist on niisama kusagil vedeleva rahaga, mida tule ja lihtsalt võtta. No konkurentsi ta ei piira, aga üldist tarbimist siiski. No, aga tarbimise piiramine, ma arvan, alkoholi puhul on üks igati riigile, inimestele ja jumalale meelepärane tegevus, et ma arvan, et kindlasti ei pea me soodustama alkoholi tarbimist. Ettevõtjate seisukohast? Ka ettevõtjate seisukohast ma ei usu, et ükski alkoholitootjaga ütleks, et nende eesmärk on soodustada alkoholi tarbimist. Et kindlasti ei ela me kultuuris, kus me peaksime panema käe ette ja ütlema, et alkoholi tarbimine tervikuna on keelatud või seda ei tohi teha. Et kindlasti teatud määral kultuursel viisil võib, aga me kindlasti ei peaks ütlema, et me soodustame seda, et see on asi, mida riik toetab. Pigemini ikkagi peaksime me tegelikult kõigi vahenditega, eriti noortele, aga ma julgen öelda kõigile eagruppidele andma sõnumi, et alkoholi tarbimine ei ole soovitav. No see on selge, me kuulame Reformierakonna seisukoha ka alkoholireklaami. Aasta ja paar kuud tagasi võisin sotsiaalministrina valitsus alkoholipoliitika rohelise raamatu ja praeguses koalitsioonis oleme jätkanud selle rohelise raamatu põhimõtete elluviimist. Seal on kõik need põhimõttelised ideed kirjas, mis on sektori konsensus, kuidas alkoholi liigtarbimist just eeskätt, mis on see kõige suurem probleem, vähendada. Ja muidugi number 1 väga tuntavalt on alkoholi hinna küsimus. Liigtarbija on väga hinnatundlik, ka noored on väga hinnatundlikud ja see poliitika, mis meil on seni olnud, et me aktsiisi tõstame, mul on hea meel, et see on enamikel erakondadel kenasti ka programmis kirjas, see on see, mis kõige rohkem tegelikult mõjutab alkoholi tarbimist. Teine kahtlemata on reklaam ja üks asi reklaamiliikidest, mida on võimalik suhteliselt kiiresti ära keelata, tõepoolest on välireklaam. Seal tekivad muidugi sellised väikesed detailid, mis on alati saatan detailides peidus, et kas A. Le Coq Arena on tolereeritav, sest ettevõte on sponsoreerinud Eesti jalgpalli, eks ole, kas me peaksime selle ka ära keelama, aga ma arvan, et järgmisel valitsusel on võimalik ka need teemad selgeks rääkida ja selles osas ma olen Juhaniga nõus, et interneti reklaami piiramine on väga-väga tulutu tegevus, et seal on Google annab rohkem reklaamikäivet kui Postimees ja Delfi kokku paraku, et seetõttu meil seda ei ole väga lihtne teha. Viimase küsimusena kohe saate teie ka oma repliigi. Küsiksin ma Keskerakonna platvormis selle lesepensioni kohta, et mis tähendab siis tegelikult seda, et vanadest inimestest abielupaar ühe kaasa surma korral saab siis teine kõrgemat pensionit. Kas see ei ole ebaeetiline maksumaksjate suhtes, elavate maksumaksjate suhtes? Vastupidi, eelduseks on ikkagi see, et kadunud on inimene, kes on ausalt makse maksnud ja välja teeninud pensioni. Lihtsalt ta on halbade asjaolude kokkusattumisel läinud siit ilmast ennem, kui riik oma kohustust tema ees kannab. Nii et see lesepension tuleb tegelikult elust. Pensionärid, kes elavad kahekesi koos, saavad palju paremini hakkama kui inimene, kes üksi jääb. Ja me teame, et üksi jäänud pensionäril ei ole võimalik näiteks kodukulusid kokku hoida. Seega tänasel päeval on suhtelises vaesuses olevaid üksikuid pensionäre päris palju ja kui nad suudavad enda eest täna seista, siis nad lähevad lihtsalt omavalitsusse ja paluvad toimetulekutoetust. Me ei räägi ainult lesepensionist, me räägime ka sellest, et noored pensionärid, kes nüüd sisenevad pensioniikka,
väga paljud neist leiavad ennast olukorras, kus nende pension on väiksem kui statistiline keskmine pension, sest nad on töötanud väikse palga eest ja nende tööaasta ei lähe pensioniaastast arvesse. Ma küsin ikkagi, kust, mille arvelt see lesepensioni see summa tuleb ja kui kaua seda makstakse? Lesepensioni summa tuleb siis lesele kuni tema elu lõpuni ja ta tuleb pensionikassast. Siin ongi see küsimus, et me tunnistame seda, et pensione peab Eesti riik maksma. See ei ole koht, kus saab kokku hoida. Ma olen Pärnumaal kandideerimas ja ma kohtun seal väga palju inimesi, kes ütlevad, et nad ei usu, et kui nad lähevad pensionile, nad tulevad välja Eesti pensioniga, nad lähevad Soome ja teenivad 5 aastat seal, et saada elamisväärne pension. Aga see on ju tegelikult maksumaksja raha ju suunamine inimese kohta, kes ei kõla küll hästi, aga kes on lahkunud, kes ei panusta enam ühiskonda tegelikult. Kus see raha tekib? Selle inimese panusest. See ei teki ju olukorras, kus lahkunuks osutub inimene, kes näiteks ei oleks Eestis üldse töötanud, sest sellisel juhul on temast maha jäänud lesepension suurem kui lahkunu pension. Aitäh! Kui tohib selle kohta lihtsalt, et ega meil Keskerakonnaga väga palju punkte ei ole, kus me nagu nõustume, aga esialines see üldpõhimõte, et need pensionärid, kes on jäänud üksikuks, et nende majanduslik toimetulek on raskem, see on tõsi. Nüüd aus oleks loomulikult see ikkagi välja arvutada, et mille arvelt ja kuidas on meil seda võimalik üksikuid pensionäre aidata ja mitte mingil juhul ei tohi see tulla üksikute pensionäride või ütleme ülejäänud pensionäride arvelt või hakata pensioneid vähendama kuidagi teisest otsast. Et see arvutuskäik on Keskerakonnal tegemata ja seetõttu esialgu on ta veel nagu loosungi tasemel. Aga teine asi, mis on ikkagi hästi tähtis teada, et ega neid pensioneid ei tõsta mitte poliitikute lahkus, vaid pensioneid tõstab maksulaekumise kasv. Ja mida paremini läheb Eesti majandusel, seda paremini kasvavad ka pensionid ja seetõttu eriti lühinägelik minu meelest on hakata piirama kõrgemaid palkasid kõrgema tulumaksuastmega, sellepärast et siis kannatavad kõige rohkem just nimelt pensionärid, sest sotsiaalmaksu laekub vähem. Aga see on nagu pensionisüsteemist ja võime suhteliselt pikalt rääkida. Kiire repliik Juhan Partsile praegu. See pensioni teema on väga huvitav, sest ka meie ütleme seda tegelikult, et ja see on probleem. Kui pensionärid elavad kenasti abielus ja üks pensionär sureb ära, siis võib olla üksi jäänud pensionäril nii-öelda toimetuleku raskused. Me arvame, et seda saaks lahendada ka täna kehtiva toimetuleku süsteemi osas nii-öelda pensionäris elus ette tulevaid kulusid täpsemalt arvestades ja sealt tegelikult seda nii-öelda vajaduspõhiselt tuge andes. Me oleme seda isegi teatud projekti oma pensionäride ühendusega, Andres Ergman, Eesti pensionäride ühenduse esimees, selle väga põhjalikult välja töötanud. Aga korra veel selle viina joomise juurde tagasi, et viina reklaami, ma vaatasin oma programmist järele, mida ma tahtsin lihtsalt üle rõhutada, kus on väga tugev, mis on tänaste alkoholireklaamide probleem, nagu te ütlete, niinimetatud multifilmide vahel, siis on see nii-öelda, et alkoholitootjad reklaamivad seda kui teatud elustiili. Ja selles osas peab tunnistama, et tuleb ikkagi näidata väga teravaid hambaid. Et see, et alkoholireklaam ja sellepärast me rõhutame pigem olemasoleval, et kui seda reklaami peetakse vajalikuks, sest alkoholitootjad ju räägivad, et siis me lõikame nii-öelda tarbija informatsioonist ära, milles on teatud aines nagu tõtt. Järjed me peame selle elustiili reklaami keelamine on kõikides valimisprogrammides. Kadri Simson võtab kokku lesepensioni teema praegu ja me liigume riigireformi. Kiire repliigi, kust tuleb raha pensionideks? Et loomulikult tuleb raha pensionidest, eelkõige sotsiaalmaksust ja siin kindlasti on hoopis palju suurem vastus anda Reformierakonnal, kes lubab sedasama maksu alandada, mis ilmselgelt lööb pensionikassasse augu. See me oleme kirja pannud, et me kompenseerime selle muudest tuludest. Ja lugupeetud peaminister, kui sotsiaalmaks alaneb, siis tänase pensionite arvestamise skeemi puhul koheselt langeb ka pensionite indekseerimise osa. Sellisel juhul me kompenseerime iga viimse kui sendi, mida astmele tulumaks ei kompenseeri. Täielikult muutma, eks ole, ja rahad ei alati võib öelda, et võtame kusagilt mujalt ja et kusagil on see raha just nagu olemas, aga kui samas veel nii-öelda kolmandast kandist lubada massiivseid maksukärpeid, et siis on kindlasti raske seda raha kusagilt leida. Et samamoodi nagu on tegelikult ka sotsiaalmaksust seda raha raske leida. Et tegelikult madalad pensionid on kindlasti Eestis väga tõsine probleem. Ja tõsi on ka see, et üksi elavad pensionärid on palju suuremas toimetuleku raskuses kui koos elavad pensionärid, aga tegelikult see madalate pensionide probleem jõuab juurtega tagasi madalate palkade juurde.
ja jõuab tagasi ka väga suurte palgaerinevuste juurde. Ja selles mõttes progressiivse maksustamise üks eesmärk on ka tegelikult neid palgaerinevusi mõnevõrra tasandada. Ja sellisena ta kindlasti on nii-öelda ühiskondlikku õiglust loov meede. Samas suuremate palkade kõrgem maksustamine vähendab kõrgemaid palkasid ühiskonnas ja vähendab ka maksulaekumist ja seetõttu ka pensionid kannatavad. Nii et eks see on kahe otsaga asi. Ei, see kindlasti maksude laekumist ei saa negatiivselt mõjutada. Ei mõjuta, sellepärast, et väikse palgaga inimestele jääb rohkem raha kätte. Kätte jäänud raha eest saavad nad elavdada tarbimist. Täna on meil liiga palju palgasaajaid, kes peale kodukulude äramaksmist saavad natuke süüa lubada ja nad tegelikult neid ei eksisteeri siin Eestis siseturul. Piirab palkade kasvu ja kui piiratakse palkade kasvu, siis sellega vähenevad ka pensioni ta iseenesest ei piira ka palkade kasvu, aga ma tahan öelda, et tegelikult ta soodustab kindlasti mõnevõrra sisetarbimist, sest madalamate sissetulekutega inimesed reeglina tarbivad oma sissetuleku täiel määral ära elutähtsate teenuste ja toodete ostmiseks ja meil on suhteliselt vähe ka käibemaksu erisusi, mis tähendab, et nad maksavad ka tegelikult täismääraga käibemaksu selle pealt, samas kui väga kõrge sissetulekuga inimesed võivad kulutada välismaal, mida vaesemad ei saa teha, kust ei laeku Eesti riigile käibemaksu, võivad ka panna raha nii-öelda lihtsalt sukasäärde või madratsi alla, kus samamoodi ta tegelikult jääb seisma ja ei erguta majandust. Nii et ka selles mõttes tegelikult progressiivsel maksustamisel on ka majandust elavdavaid mõjusid. Me liigume maksudebati juurest siinkohal nüüd riigireformi ja selle vajalikkuse juurde. IRL ja Rahva Ühtsuse Erakond, keda küll täna meiega siin ei ole, on kõige kardinaalsemalt välja toonud vajaduse vähendada Riigikogu liikmete arvu 71-ni, on kõige kardinaalsemate ja suuremate meetmete poolt, mis puudutab riigireformi ja viidates Praxise teemapaberile on Keskerakond justkui kõige vähem riigi reformimise poolt selles mõttes, kuidas me sellest ühtselt praegu aru saame, et Juhan Parts, Riigikogu liikmete arv 71 inimeseni. No seda asja ei maksa võtta kogu sellest riigireformi teemast kontekstist välja. Ja mis see riigireform üldsegi lisaks on peal liikmete arvu vähendamise? Veel kord ei maksa seda võtta kontekstist välja, vastasel juhul on võimalik seda paganama lihtsalt nii-öelda populismina öelda, et see on populism. Tegelikult, no jah. Ometi te seda ka ütlete. Ma tegelikult, esiteks riigireformi see olla asi iseenesest. Mulle kohati tundub, et see diskussioon meenutab mulle eriti meie lugupeetud kolleegide konkurentide poolt, nagu oleks nagu Gorbatšovi perestroika klassasti lõputu mulada. See on väga tõsine küsimus, selle on väga tõsiselt üles tõstnud ettevõtjad, väga aktiivsed kodanikuühendused. See vastab konstanteeringule, et kui me täna vaatame, kuidas meil riik toimib ja see ei ole ka isegi tänase toime kriitika, vaid vaatame tulevikku, siis me peame väga selgelt ütlema, et bürokraatia lämmatab täna ettevõtlust, majandust. Me peame arvestama, et meie elanikkond väheneb ja selleks tegelikult, et nii-öelda riiki muuta paindlikumaks, efektiivsemaks, vajab ta tegelikult sellist nii-öelda terviklikku muutust. Seda ei ole võimalik teha, kui me sellele nii-öelda reaalsele, objektiivsele trendile ei vaata otsa ka kõige ülevamalt poolt. Ehk siis see Riigikogu liikmete arvu küsimus. Kas ja mida on vaja vähendada? Ma kindlasti soovitaksin IRL-i puhul vaadata seda, mida nad valitsuses teinud on. Ja selle asemel, et kuulata nende juttu, kuidas nad vähendaksid Riigikogu, mida nad tegid valimisseadusega, kuidas nad suurendasid oma häältega Tallinna volikogu 63-79. Nii et kui neil on kasulik, siis nad räägivad kasvatamise juttu, kui on häälte soov, siis räägivad kahandamise juttu. Keskerakond kindlasti toetab maavalitsuste ärakaotamist ja maavanemate ärakaotamist. Maavanemad on pidevalt olnud oma ülesandeid kaotamas. Kas see on piisavalt muuta tõhusamaks kogu seda riigi aparaadi toimimist? Oluline on mitte ainult tegeleda Toompea ja Tallinnaga, vaid ka sellega, kuidas Eesti riik on olemas kogu Eestis. Ja see, et maavanemad on muutunud ühe partei nii-öelda partei kontoriks, ühe või teise või siis kolmanda, ei tule kindlasti kasuks, et maakonna huvide ees seistakse. Tuleb rohkem anda õigusi valdadele ja linnadele, õigusi ja vahendeid, et nad saaks oma ülesanded täidetud. Ja senimaani, kuni ei anta neile tulubaasi, ei ole mõtet rääkida, et me paneme kaks vaest kokku ja nad saavad elujõuliseks. Taavi Rõivas, kuidas moodi kasvatada avaliku sektori innovatsioonivõimekust? Praegu on ju ministeeriumid liiguvad väga erineval kiirusel ja seda koostööpunkte on nagu ei ole. See on väga hea küsimus, sellepärast, et kõige valem asi, mida üks riigiametis olev inimene saab öelda, minu hinnangul on see, et alati on nii tehtud. Sest see tapab igasuguse innovatsiooni, see tapab igasuguse värske mõtlemise. See on üks põhiküsimusi, uuendusmeelsuse suurendamine, alati peab otsima
nii eraettevõtluses kui ka riigiteenistuses võimalusi asju teha paremini, et mitte nii, et alati on nii tehtud. Teine asi, mis tegelikult nagu sisuliselt riigireformi nime vääriks, on see, kui me läheme edasi selle kavaga, mida me oleme koos sotsiaaldemokraatidega valitsuses algatanud, ehk siis vähendame seda minu hinnangul ministeeriumi tasemel vähemasti kõige suuremat probleemi, ehk siis on nii-öelda ametkondlikud silotornid, on teie maja, on meie maja ja kui on mingi probleem kodanikul, siis üks maja ütleb, et see on selle maja probleem, teine ütleb, et on teise maja probleem ja vaene kodanik oma hädaga või küsimusega on siis nagu on üksi. Ja seda me oleme teinud selliselt, et me anname... Ministrit, teate kõiges rohkem nalja kas sa said sõna? Ootavatult, aga siis oota natuke, et meil oli kokkulepe, et me tõstame täna pastakat ja proovime täna olla poliitilise kultuuri ühe mõtte ära. Ja ühesõnaga see silotornide vähendamine on ametkondade suuremale koostööle suunatus ja sinna hulka kuulub ka see, et ministritel on võimalus juhtida valdkondi ja valdkonnad võivad ulatuda ka ministeeriumi piirist väljapoole. Ja kolmas teema on see, et panustada veelgi enam riigiametnike professionaalsusesse ja oskuste arendamisse, selleks on meil ka eurorahasid kõvasti varutud, sest riigiametnikud tegelikult, ma keeldun ka nõustumast nendega, kes ütlevad, et Eestis absoluutselt kõik riigiametnikud on kuidagi selline, et see peaks kuidagi sõimusõna olema. Vastupidi, meil on väga palju väga professionaalseid ametnikke, kes teevad väga head tööd ja sellest tuleb edasi panustada ja tõesti aidata neid, et nad saaksid oma tööd veel paremini teha. Mis juhtub siis, kui eurorahad otsa saavad? Eurorahade otsa saamiseks meil on lausa väljumisstrateegiat planeeritud aastal 2020 kestavad praegused programmid, ka 2021. aastast ei kukku need summad nulli, kuigi oli neid juba poliitikud, kes ütlesid, et juba 2014. aastast kukkuvad nulli, ei nad kukkunud, ei kukku 2021. Euroopa Liidus pole ühtegi riiki, kes ei saaks üldse toetusi, ka Luksemburg kõige rikkamana saab toetust edasi. Aga loomulikult me ei saa ilmtingimata samadeks asjadeks, mida me praegu teeme ja seetõttu meil on kõik need väljumisstrateegiad Rahandusministeeriumi eestvedamisel planeeritud, nii et sellega kõik hästi. Aitäh, Sven Mikser, ma küsin, kuidas moodi minna kulude juhtimiselt tulude suurendamisele riigiaparaadis? No tegelikult on mida praegu heidetakse ette, et toimub ainult selline kulude juhtimine ühest teises suunas? No eks ta natukene on ja ma arvan, et see ongi see, et ka vaadata kogu riiki kui sellist nullsumma mängu, et kui sa paned kuhugi 50 eurot juurde, siis sa pead kusagilt mujalt võtma ja kokkuvõttes peab kõik olema tasakaalus. Et riiki juhtida peab ikkagi oskama nii-öelda pika vaatega ja peab viima läbi struktuurseid muudatusi, mis tegelikult suurendavad tulevasi tulusid ja vähendavad tulevasi kulusid. Mis konkreetsed meetmed on? No näiteks töötajate kvalifikatsiooni tõstmine, näiteks rahva tervise parandamine, nii et inimesed suudavad kõrgema eani viljakamalt töötada. Et see suurendab tegelikult pikas plaanis märkimisväärselt seda SKT-d, suurendab ka sealt kaudu riigi maksutulusid ja vähendab kulusid, näiteks tervishoiule, kui me suudame ennetustegevusega rahva tervist parandada. Ja kuidas moodi see riigiaparaat aga ei, ma nüüd tulen selle riigireformi juurde, mis oli, ma saan aru, küsimuse sisu. Et see seostumine, millest Taavi rääkis, et see on tõsine probleem, aga ma arvan, et küsimus ei ole mitte ainult selles, et paneme ametisse ministrid, kelle vastutusala ulatub üle praeguste ministeeriumide servade kusagile. Tegelikult on vaja identifitseerida need poliitikavaldkonnad, mis ulatuvad üle erinevate ministeeriumide haldusalade. Et näiteks regionaalpoliitika kindlasti on üks nendest, aga ma julgen öelda, et ka julgeolekupoliitika on üks nendest. Ja seal tuleb tegelikult anda just nimelt Riigikantseleile senisest märkimisväärselt suurem koordineeriv roll. Ja siin meil on olnud mõningast edu, aga ütleme niimoodi, et ega ministeeriumid ei ole ka ise äranis valmid neid oma rolle, oma koordineerivat funktsiooni ära andma, isegi siis, kui tegelikult on tegemist teemaga, mis ulatub üle mitmete ministeeriumide piiride. Aga kindlasti ülioluline osa on ka just nimelt see, mis puudutab kohalikku omavalitsust. Et tõesti, ma olen nõus, et maavalitsus tuleks muuta nii-öelda selle riigiteenuseid pakkuvaks selliseks teeninduspunktiks ja kõik omavalitsuslikud funktsioonid maavalitsuselt tuleks anda ära tegelikult kohalikele omavalitsusliitudele ja sotsiaaldemokraatide eesmärk on tegelikult moodustada nende baasil ka tulevikus teine omavalitsustasand, mis oleks ka oma tulubaasiga, tegelikult oma funktsioonidega. Me kõik teame neid hariduses, minu pärast jäätmemajanduses, ühistranspordikorralduses, neid ülesandeid, mis on nii-öelda loomul tasa, peaksid kuuluma just nimelt sellele tasandile. Aga siin, millest ei saa mööda, on kindlasti üks oluline osa sellest riigireformist, mis on pealinna seadus. Et kui me praegu üritame lahendada olemasoleva süsteemiga, kus meil on riigitasand ja siis on omavalitsustasand, mis ühetaoliselt käsitleb Tallinna linna ja Piirissaare või Ruhnu valdasid, et siis me välja ei tule. Mis tahes nii-öelda tulubaasi me neile
omavalitsustele anname, mis tahes tuluallikaid me riigi käest ära anname, me näeme, et nii-öelda lõviosa sellest läheb paratamatult Tallinnasse, rikkamad saavad rikkamaks, vaesemad vaesemaks. Nii et siin pealinna kindlasti tuleb eraldi vaadata. Vaadates tegelikult kõigi 4 suurema erakonna valimisprogramme, siis jääb mulje, et kui rääkida riigireformist, põhiettepanek on see, et liidame vallad, liidame omavalitsused. Kas on midagi veel? Ma küsiksin, mis on IRL-i ettepanek selle probleemi osas, millega peaminister tõi välja, et saadetakse nii-öelda probleemiga ühest ministeeriumist teise? See IRL-i riigireformi ettepanek koostab laiastast nagu 5 sambast. Aga enne kui ma sellest 5 sambast räägin, räägime 5 sambast kohe. Ma tuletan meelde kolleegidele, et meid on 1,3 miljonit elanikku. Me oleme ehitanud riiki väga hoolega ja ma olen näiteks Taavi Rõivaga nõus ja olen mina viimane inimene, kes tegelikult tublisid riigiametnikke kuidagi viisi justkui ette heidab, et see on. Me peame vaatama kainelt reaalsusele ette, esiteks, ja teiseks on ka maailmavaateline aspekt. Kumba me siis rohkem Eestis tahame? Kas seda Eestit on, mis baseerub erainitsiatiivil, kodanikuühiskonnal ja vabal ettevõtlusel, või tegelikult, et me kuhjame ja tegeleme niisuguse näilise riigi ülekülvamisega. Ja me oleme täna aasta 2015 teatud teelahkmel selles osas. Ja sellepärast see riigireform ongi selline teema, kus annab ajada sellist mulinat. Või me tegelikult vaatame reaalselt suurtele numbritele otsa. Põrdame OECD keskmistega, palju me kulutame, kõike muud taolist. Nüüd see konkreetne küsimus puudutas... Aidak mul meelde tuletada, mis te küsisite? Ministeeriumite probleemide Ministeeriumi probleemi. See on tegelikult, kus on tehtud põhiseaduse loojatel teatud apsakas. Probleem on selles, kui meil on koalitsioonivalitsused, kuidas tegelikult koalitsioonivalitsustes maha lõigata erakondade loomulik rivaliteet, kuidas seda vähendada ja kuidas tegelikult kabinet tekitada meeskonnana niimoodi, et ministeeriumite ees tekib selge professionaalne managemendi vastutus alates kantslerist. Kuidas tekitada? Vaadake, kui te loete tegelikult väga eesrindlikke ja väga efektiivseid riike, ma ei taha ühtegi näidet tuua, kuna ma olen Tallinna Ülikool ja siin on palju spetsialiste, siis tegelikult see probleem algab väiksest põhiseaduse lausest, et minister juhib ministeeriumi. Tegelikult me peame poliitilise juhtimise ja igasuguse managemendi osas looma selget vahe. Seda vahet peab selgelt aru saama ühiskond, et nii-öelda vastutus segi. Kantslerid tegevjuhtideks on see ettepanek. Aga see tähendab ka seda, et vaadake nii-öelda ministrid kui poliitilised, et suurem osakaal ja ma tean, millest ma räägin, kuna mul on väga paljude valitsuste koosseisid ja siin on olnud erinev praktika ja see ei ole etteheide ühelegi valitsuse koosseisule, vaid me peame muutma siin teatud mõttes seda kultuuri. See, mis on juhtunud, ma saan aru ja ma täiesti möönan seda, me jälgisime huviga IRL-is, kui Taavi Rõiva valitsus need uued ministrid tõi. Aga see, mis on täna juhtunud, kui rääkida täna ettevõtjatega, mis juhtus majandusministeeriumis, toodi ühte ministeeriumisse 2 ministrit, siis rohkem räägitakse seda läbi huumoriprisma. Eriti koomiline oli see, mis juhtus Sotsiaalministeeriumis. Valitsus tegi õnnetut töövõimereformi ja kõige rohkem, mida inimesed hakkasid meie juurde tulema, et ei saa enam keegi aru, kas sellega tegeleb Kruuse või Kütt. Kütt ütleb, et Kruuse on ära jooksnud kuhugi valda, Kütt ei tea. Kas me saame ka vastuse selle probleemi lahendusele või me saame ülevaate, kuidas on olnud? Ei, ma räägin seda, see ongi, kui te loete ühte asja, on tegelikult valitsuse kui poliitilise kabineti, kui kollektiivse poliitilise kabineti nii-öelda rolli tõstmine. Ja see ongi tegelikult vastus sellele. Kuigi ma arvan, et Kadri Simson praegu vaidleb vastu sellele, mis te ütlesite, et selline sekkuv riik just kui välistaks ettevõtlus, et ütlesite, et küsimus on prioriteetides. Ma räägin ühiskonna mudelist, kui me räägime sellest riigireformi vajadusest, miks me seda teeme, sest tegelikult kui me Eesti ühiskond räägib mõneti seisaku meeleoludest, siis see seisaku meeleolu tekib ka sellest, et vaadake, kõik on väga ilus, saame midagi rääkida, mõni räägib, et maavalitsused on üleliigsed, mõni räägib teist detaili. Aga see ongi tegelikult selle tervikpildi ja selle nii-öelda objektiivse olukorra fikseering mõelduna, kuhu me jõuame umbes 3-5 aasta pärast. Kui nüüd keegi aru täna tõenäoliselt mitte midagi... Siis saab kas takka kiita või vastu vaielda. No vaida vastu. Nõus, et see jutt on suhteliselt laiali valguvat. Ei, see ei ole laiali valguvat, see ongi väga konkreetne jutt, et kui ma ütlen veel kord, IRL ei ole selles osas nagu nalja teinud. Et kui te vaatate ka väga autoriteetseid arvajaid, olgu see tööandjate keskliit,
mitmed ettevõtlusorganisatsioonid, mitmed kodanikuühendusorganisatsioonid on tegelikult kõikides seni toimunud debattides öelnud, et IRL võtab seda ainukesena tõsiselt. See on objektiivne hinnang. Me saime praegu kindlasti hea ülevaate, kuidas siiani on olnud. Meie saade hakkab lõpule lähenema ning juhtmõttena ma paluksin kõikide erakondade juhtidel, liikmetel öelda välja vahelduseks selline valdkond, millest te kindlasti nii-öelda enda ideoloogiliselt teisel pool piiri seisva erakonnaga kindlasti teeksite koostööd. Mis on need kindlad koostöökohad, millele te võiksite koalitsioonilepingus alla kirjutada? Me alustame Sven Mikserist ja läheme lõpuni välja. No ma arvan, et üks mõte, palun. Ükski järgmine valitsus ja kindlasti mitte selline järgmine valitsus, kus on osaliselt sotsiaaldemokraadid, ei jäta tegemata neid investeeringuid, mis on vaja Eesti töötajate kvalifikatsiooni tõstmiseks, selleks, et Eesti ettevõtjad saaksid hakata tegema kõrgema lisandväärtusega tööd, müüma kõrgema lisandväärtusega kaupu ja teenuseid, mis läbi nad tegelikult suudavad inimestele maksta ka palka, mis võimaldab ära elada siin Eestis, ei sunni inimesi rändama võõrsile, sest tegelikult nii-öelda demograafiline kollaps on ilmselt kõige ähvardavam oht Eesti rahva ja riigi kestmisele, ütleme väliste julgeolekuohtude kõrval. Mõte on selge, inimareng. Inimareng, tööjõu kvalifikatsiooni tõstmine, seda saab teha läbi hariduse, läbi parema tööturupoliitika, läbi paremate tööturumeetmete. Aitäh, Taavi Rõivas, palun. Jah, kui julgeolek on see teema, kus ilmsesti tahaks kõikide erakondadega koostööd teha, aga kus meil ometi on Keskerakonnaga selline väga põhimõtteline veelahe suhtumises Eesti Vabariigi julgeolekusse, siis tõepoolest tööhõive teema on kindlasti üks nendest, kus ma arvan, et mitte ühelgi erakonnal ei ole seda eesmärki, et tööpuudust Eestis suurendada. Meil on teatud mõttes muidugi erinevad detailid, kuidas me sinna jõuame, erinevad meetodid võib-olla isegi, aga ma arvan, et selles on võimalik koostööd teha küll ja veelgi enam, et neid teemasid, mis on Euroopa Liidu rahade kasutamiseks kokku lepitud, kus osales ka IRL, kus on osalenud sotsiaaldemokraadid, Reformierakond, ma usun, et seal ei ole ka Keskerakonnal midagi nende teemade vastu, et nendesse valdkondadesse panustada, nii et need, ma arvan, on peamised kohad, kus on erakondadel ka ühisosa võimalik leida. Aitäh! Eesmärgid on kindlasti ühised, kuid kas on ka meetodid? Viimase 7 aastaga on Eestis kadunud üle 70 000 töökoha. Nii et kindlasti Keskerakond suudab teha koostööd kõigi erakondadega, kes ei lepi sellega, et Eestis jätkub hääbumine ja noored tööinimesed lahkuvad. Me suudame teha koostööd nende erakondadega, kes saavad aru, et Eesti on nii väike riik, et meil ei tohi olla ääremaid, kes edaspidi ministrite tasemel hakkavad silmas pidama ka regionaalpoliitilist põhimõtet, mitte ei vaata lihtsalt seda, et kus saab kokku hoida, milliseid koole kinni panna. Nii et senisest rohkem tuleb kaugemale näha maapiirkondadesse sinna, kus Eesti inimestel on hea elada ja kus nad ära minema ei kipuks. Ja siis eeldab ka regionaalsete erinevuste arvesse võtmist. Kindlasti. Aitäh, Johan Parts, palun, lõpusõnad. No kaks teemat lühidalt. Üks teema, me jääme ühe teema juurde. Ma peaministriga nõus, julgeolek on nagu baas, fundamentaalne küsimus. Teine on kindlasti majanduse areng, et me peame majanduse arengus leidma hoopis uusi käike seni töötanud lahenduste pinnal. Need on kaks teemat, mis on järgmise valitsuse või järgmise koalitsiooni põhiülesanded. Kellega te kõige suuremat koostöövõimalust näete? See sõltub ikkagi valimistulemustest, et me oleme välistanud siin Edgar Savisaarega koostöö, järelikult valija kätes on, milline saab olema parlamendi koosseis. Et siin on ju erinevaid spekulatsioone, et on ka rohkem erakondi, kui need, kes laua taga istuvad, mille vastu meil ei ole midagi. Jah, kahtlemata valimiskünnis on ületanud vist üleeilse seisuga ka Vabaerakond ja ületamas. Väga tore! Ja, ma arvan, et seda jõuame. Just seda tegelikult otsustavadki vaatajad, valijad ja kõik head Eesti inimesed. Ma tänan taas kord meie külalisi täna siia saatesse tulemast, soovin edu valimistel ja soovin taas kord, nagu oleme Fookuse meeskonna poolt ka varem soovitanud, võtta see aeg, lugeda läbi valimisprogrammid, võrrelda neid, kuulata debatte, vaadata valimisstuudiot ja teha see valik ikkagi iseenda südametunnistust ja tarkust arvesse võttes. Ilusat õhtu jätku! Aitäh tulemast! Aitäh!